Aga järgmisena siis esineb meile esindaja Upsteamist. Upsteam on liikuv autopesula, mis tähendab, et nad pesevad autosid seest ja väljast, täpselt seal, kus sina ise tahad. Ise ütlevad nad enda kohta nii-öelda autopesupolt, kus klient saab äpist tellida autopesu omale koju või kontorisse. Pesu teostamisel kasutavad nad loodussõbralikke vahendeid ning auto aetakse kvaliteetselt läikima 2–3 liitri vedelikuga. Aga kuidas panustab Upsteam jätkusuutlikkusele? Globaalne autopesutööstus kulutab kuni 420 miljardit liitrit vett aastas. Keskmine survepesuriga teostatav autopesu võib kulutada kuni 300 liitrit vett. Pesu ajal seguneb vesi, võib seguneda mürgiste kemikaalidega, mis siis vee ärajooksmisel võivad lõpuks sattuda loodusesse. Upsteam on sellest valemist ära kaotanud reostavad kemikaalid ja liigse veekulu. Kõigest 2–3 liitri spetsiaalse vedelikuga suudavad nad auto ära pesta 99% loodussõbralikumalt ja 100% mugavamalt. Kuna autopesu tuuakse ise kliendi juurde ja nad töötavad õues, siis ei ole vaja neil üleval pidada suure energiakuluga pesumaja, mis omakorda teeb ka nende hinnastuse konkurentsivõimelisemaks. Järgmisena räägibki meile Martin Kristerson teemal, kuidas sündis maailma kõige rohelisem autopesula Upsteam. Tere õhtust kõigile ka minu poolt ja suur aitäh selle pika hea põhjaliku sissejuhatuse eest. Nimi on minul siis Martin Kristerson. Tänaseks siis 4,5 aastat oleme sellist vahvat ettevõtmist teinud. Millega Upsteam tegeleb, on põhimõtteliselt see, et me toome kliendile autopesu tema kodu uksele. Ehk siis peseme autosid põhimõtteliselt parkimiskoha peal. Ja loodussõbralikkusest tehti juba üsna hea sissejuhatus ka, seega ma ei hakka pikalt reklaami teile tegema või siis rääkima sellest, kus me täna oleme, vaid kasutaksin ära seda võimalust anda siis meie vaatajatele natuke inspiratsiooni, võib-olla kui lihtne tegelikult võib olla siis ühe ettevõtte asutamine ja kuidas seda teha siis selliselt, et vältida võib-olla paari kõige levinumat viga selle protsessi käigus tehes. Palun slaidi. Mu esitlus tegelikult peaks olema umbes tund aega, aga ma üritasin siis selle kiiresti niimoodi 20 minuti sisse kokku panna, mis tõttu ma pidin valima ühe nagu põhilisema teema, mida ma tahaksin teile täna edasi anda. Ja kui üks asi võiks teile tänasest õhtust üldse meelde jääda, siis see ongi see, et kõik algab alati probleemist. Ja probleem, kus juures ma olen avastanud, et on võib olla ka selline asi, et me tihtipeale ei pane seda tähele oma ümber. Ja ma toon teile näite, see ongi võib-olla, kuidas Upsteam siis üldse jalad alla sai või kus see idee pärines, oligi see, et kui te pildi pealt näete, siis see vasakpoolne must Mazda 323F, see on siis minu esimene auto. Ma olin sel ajal keskkoolis ja keskkooli tudengina, ütleme niimoodi, ei ole sul võimalust palju raha autopesusse kulutada. Mis tõttu üsna tihti leidsin ma ennast mündipesulatest. Teine asi, mis ma tegin, oli see, et ma käisin niimoodi kord aastas, võtsin ette sellise piduliku ürituse ja tegin autole siis sellise põhjaliku sisevälispesu. Ja kuidas see minu jaoks käis, oli see, et ma kõigepealt läksin internetti, otsisin cherry.ee-st kõige odavama voucheri, kus oli siis mingi 70% allahindlus, kus on kõige suurem nimekiri neid teenuseid, mida seal kõik ära tehakse, ja läksin siis sinna pesulasse. Kuidas see minu jaoks välja nägi, on see, et tavaliselt sellised odavamad pesulad on kusagil linna piiri ääres, nad on sellises industriaalses piirkonnas, kus on tehased ja tee ei ole kõige parem, on auklik ja porine, eks ole, aga see ei olnud väga vahet minu jaoks. Ühesõnaga, kord aastas ma läksin siis sellisesse pesulasse, jätad oma auto sinna ja pead siis 2–3 tunniks jalutama minema. Küll aga nüüd ma ei tuvastanud seda enda jaoks probleemina, sest et ma olin kogu aeg arvanud, et autopesulas käimine ongi selline. See on normaalne, niimoodi on aasta sadu juba olnud ja ei oskagi üldse mõelda, et seal võiks mingisugust probleemi esineda. Kõik muutus sel hetkel, kui ma läksin ülikooli tudengina Ameerikasse ukselt uksele raamatuid müüma. Minu esimene suvi, South Carolina, väljas oli umbes 40 kraadi, väga niiske, sulasin nagu lumememm seal ja koputasin ühele uksele, ootasin siis sel hetkel, kui ema sinna ukse poole liigub ja nägin kõrval majas
sõitis kõrvale selline värvikirev kaubik, nagu te seal paremal näete. Võttis ta sealt välja survepesuri ja hakkas lihtsalt seda autot seal samas naabrimaja ees pesema. Minu jaoks sel hetkel peas käis suur ahaa-moment. Ma ei olnud üldse suutnudki mõelda, et käsipesu või üldse autoga pesulas käimine võib potentsiaalselt tulla ise sinu juurde. Ja sel hetkel ma tuvastasin probleemi. Probleem jätkus nüüd edaspidi, kui siin samas koolis õppisin oma majandus- ja äri bakalaureust, siis kõik koolitööd, mis ma pidin tegema, kõik äriplaanid, konkurentsianalüüsid, pested, SWOTid, kõigile teada tuntud koolitööd, eks ole, kõik tegin ma selle sama idee alt, milleks oli liikuv autopesula. 2 aastat läks aega, et neid igasuguseid plaane ja värke kirjutada. Me iseenesest sel hetkel seda väga tõsiselt võetava ärina ei võtnud, kuniks õppejõud andis mulle võib-olla kõige olulisema koolitöö üldse. Ja selleks oli kliendi uuringute läbiviimine. Tegin ma klientidega intervjuusid, tegin küsitlusi ja vot see oli võib-olla tõesti tagantjärgi mõeldes üks kõige kasulikumaid ülesandeid, mida ma ülikoolis arendades seda ärimudelit teha võisin. Ja mis mul sealt välja tuli? Kui ma rääkisin klientidega, siis esimene asi, mis ma sain aru, on see, et kas on üldse selline äri, mis inimesi huvitab. Kas nad on nõus maksma selle eest? Teiseks, ma sain ka vastu tagasisidet, mis võivad olla potentsiaalsed probleemid selle äriideega, mis mul on. Ja mis sealt välja tuli? Enamus inimesed ütlesid, väga äge asi, hullult vinge, säästad aega, küll aga ütle mulle, kuidas pagan sa pesed auto mul maja ees survepesuriga puhtaks, kui meil autokoolis juba öeldakse, et linna peal autot pesta ei tohi. Ehk siis meil olime leidnud uue probleemi. Survepesuriga pesta ei saa ja kasutasime väga lihtsat tehnoloogiat, mis iga inimene võib endale väga kiiresti selgeks teha, millega meil on kõik väga tuttavad. Ma guugeldasin. Millised on tänapäeva autopesu tehnoloogilised innovatsioonid ja lõpetasime sellise asja otsas nagu aurupesu. Aurupesu. Kuuma veeauruga pestakse autosid. Lubatud oli, et kasutab samamoodi 4-5 liitrit vett auto kohta, mingit mustust ümber auto ei jäta ja tundus, et asi on välja mõeldud. Ja nüüd oligi mul olemas äriidee või tegelikult ütleme niimoodi, ma olin tuvastanud probleemi, millele oli olemas potentsiaalne lahendus. Aga liigume edasi. Mis sai edasi? Nüüd, kui mul oli kontseptsioon oli olemas, siis järgmine faas oli leida omale üks sigavinge ja tugev tiim. Õnneks üks asi, mida ma noore kogenematu ettevõtjana õigesti tegin sel hetkel, oli see, et ma ei läinud oma parimate sõprade juurde, kellega oleks hästi mugav seda äri koos tegema hakata. Vaid esimene inimene, kelle juurde ma läksin, oli tol ajal minu suur iidol, Valjo Kütt, kes samamoodi oli minust mitu aastat rohkem ka raamatuid müünud ja ta oli tõeline äss. Kui ma läksin esimest korda tema juurde pitchima talle seda, et ta võiks minu tiimi tulla, siis sel hetkel tegelikult mul endal süda sees peksis ja siis ma näitasin talle PowerPointi pealt, kuidas näed, esimese aastaga me teenime 1 miljon, teise aastaga juba 10 miljonit. Nii kiiresti see küll kahjuks ei läinud, aga selle pitchi peale ta ütles väga mõnusalt ja muhedalt, teeme ära. Mul oli esimene tiimiliige olemas ja miks ma ka tema tegelikult oma tiimi valisin, ongi just sellepärast, et ma otsisin inimest, kes ühelt poolt on töökas, sihikindel, kellel on palju inimesi, keda ta teab, kes oskab müüki teha, kes oskab juhtida. Mitte ma läksin selle kõige lihtsama inimese juurde, kellega on lihtsalt äge asja teha, eks ole. Hiljem liitus ka meiega Aleksis Anijärv. Ütleme nii, et selleks hetkeks meil oligi tiim kenasti kokku pandud. Palun slaidi. Ja nüüd hakkas asi pihta. Väga paljud küsivad, et okei, mul on siin idee olemas, eks ole, et mis ma tegema pean. Mina ütlen, hakka kohe liikuma, sest et isegi, kas see oli eelmine aasta või üle-eelmine aasta, Startup Teil ka üks Soome ettevõtte juht ütles väga hästi minu arust, et tema kogu esitluse pealkiri oli, et do, think, mitte think and do. Ehk siis kõigepealt hakka tegema midagi ja siis jooksvalt mõtle välja, kuidas seda asja veelgi paremini teha. Ja mida me tegime jällegi väga õigesti oli see, et esimene päev meil oli lõpuks tehtud, siis saatsime Aleksise
oma autoga Itaaliasse sellele aurumasinale järgi. Seal ta katsetas selle ära, tõi Itaaliast selle tagasi Eestisse. Nüüd oli meil aurumasin olemas, aga mis nüüd edasi? Järgmisena siis ehitasime kaubikut. Kõigepealt me rentisime, või mitte rentisime, vaid ostsime ühe hästi odava mini bussi kasutatud ja läksime siis Bauhofi parklasse seda ehitama. Ja see ehitus käis selliselt, meil oli generaator kaasas, relakas, töövahendid, meil ei olnud mingit 3D modelatsiooni, kuidas seda nagu professionaalselt ehitada, vaid seal samas poest tõime mutri haaval, panime seal samas parklas selle bussi kenasti kokku. Nüüd oli meil olemas prototüüp ja jällegi, ilma koha peal seismata läksime oma esimeste klientide juurde. Ja majanduse õpetuses kindlasti öeldakse, et on niisugune termin nagu FFF, ehk siis Friends, Fools and Family, ja see oli ka meie esimene klientuur, ehk siis raamatumüügiseltskond, vanemad, tuttavad, sõbrad, kõik olid meie esimesed kliendid. Ja hästi huvitav punkt oli ka see, et tegelikult ega me sel hetkel, kui meil see buss oli valmis, me ei teadnud, kuidas autosid pesta. Palun järgmist slaidi, mis viibki meid nüüd järgmise punktini, et õpi jooksvalt. Ja mida me tegime tegelikult oligi see, et me õppisime jooksvalt nii autosid pesema, aru saama oma ärist, kui ka tegelikult sellest, mida me üldse oma äriga lahendame. Et kui esialgu me arvasime, et okei, me teeme lihtsalt liikuvat autopesu, lõpuks me hakkasime saama väga hästi aru, kuidas me inimestele ka aega säästame. Ja võib ka öelda, et kui algselt me alustasime üldse oma äri nii-öelda aurutehnoloogiast, eks ole, lõpuks liikusime edasi järgmiste tehnoloogiateni ja nii edasi. Järgmist slaidi, palun. Ja siit üks väike võib-olla niisugune nõuanne üldse, kui sul on mingisugune idee midagi teha, siis kõige halvemad ideed on need, mis jäävad igavesti saladusse. Ja üks väga lihtne viis, kuidas valideerida, kas su äril on jällegi nagu potentsiaali või mitte, on see, et näita seda inimestele. Ja väga tihti tulevad noored ettevõtjad ka minu juurde küsima, et Martin, mul on üks väga hea äriidee, ma tahaks sulle rääkida sellest, aga ma ei tea, kas ma julgen, sest äkki keegi varastab mu idee ära. Ja siinkohal ma ütlen teile kõigile nagu otse, ehk siis kui sul on sellised mõtted, viska nad kohe peast ära, sest et esiteks mina olles ka ärijuht, ma võin kohe öelda sulle, et ma ei viitsi su äri varastada. Sellepärast, et mina tean isiklikult, kui palju aega, vaeva, õppimist, ressurssi läheb kõik sinna sisse, et selleks, et vahet ei ole, kui hea äriidee käima lükata. Ehk siis, kui sul on äriidee, näita seda kõigile ja selliselt sa saad ka nii-öelda tagasisidet. Meie jaoks üks hea näide oli see, kui me läksime ajujahti. Ajujaht siis, mis ta nüüd oli, 4 aastat tagasi meil vist. Me saime 3. koha seal, väga äge, aga mis see kõige kasulikum protsess sellest oli see, et me saime näidata oma äri kogu Eestile, telekas, suure valguse ees, eks ole. Seal olid kohtunikud, kes on kogenud ärijuhid, suured ärijuhid, kes kritiseerisid meie äri absoluutselt igast erinevast aspektist, mis üldse vähegi võimalik. Aga see on üks asi, mida iga noor ärijuht, potentsiaalne ärijuht, võikski otsida just taga, sest see aitab sul aru saada täpsemalt, mis on sinu äri, kuidas sinu kliendid mõtlevad ja annab sulle nagu selle võimaluse tegelikult õppida üldse äri tegema. Sest näiteks, kui meie alustasime äriga pihta, see oli meie esimene äri, tänaseni on see meie esimene äri, siis väga hea on tegelikult kuulata teisi inimesi, kes oskavad seda asja juba teha. Järgmine slaid, palun. Ja üks asi veel, ära karda muutusi. Ja nüüd me jõuamegi võib-olla minu esitlusega selle rohepöörde või siis rohelise elemendi juurde. Et kui me algul alustasime aurupesust, siis meil tulid ka pesukaubikud, siis tulid meil veetapesu. Veetapesu on nüüd siis nii-öelda üks kõige uuemaid tooteid meil, kus me saamegi 2–3 liitri biolaguneva ainega autot puhtaks pesta. Varsti katsetame juba uusi asju nagu kasutada linna olemasolevat infrastruktuuri, kus on siis mündipesuled, harjapesuled, neid asju omavahel kokku kombineerida. Aga me jutu iva on selles, et sinu äri võib pidevalt muutuda. Täpselt samamoodi nagu muutub klient, kliendi tahtmised, majandus, tehnoloogia, kõik asjad on pidevas muutuses ja täna eriti tegelikult muutused toimuvad üsna kiiresti. Ehk siis kui sina ettevõtjana käitud, ütleme niimoodi, nagu kameeleon, eks ole, toimub kusagil mingi reaktsioon ja sa üritad sellega kohanduda, siis oled sa kindlasti väga heas positsioonis.
järgmine slaid, palun. Ja viimase mõttena ütleks teile, et õpi tegijatelt, mitte teadjatelt. Ja mida ma selle all mõtlen, on see, et ükskõik millist äri sa ei tee, vahet ei ole, siis alati neid inimesi, kes tahavad sulle anda hästi palju nõu, kes tegelikult ise ei ole sellises valdkonnas või üldse ärivaldkonnas kokku puutunud. Täpselt samamoodi, nagu sa ei kuula investorit, kes annab sulle investeerimisnõu, kui ta ei ole ise raha kusagile sisse pannud, siis täpselt samamoodi ka ettevõtluses tasuks alati kuulata neid inimesi, kes on mingisuguses konkreetses küsimuses või valdkonnas igapäevaselt selles äris või tegevuses siis sees. Ja meie puhul, mida see tähendas, oli see, et meie noored kalad, eks ole, üritame siin suurt autopesufirmat teha, mis laieneks kiiresti ja läheks suureks globaalseks ettevõtmiseks nagu Bolt ja suuremad startupid, eks ole, siis esimesest päevast alates ei ole mul olemas mingisugust suurt juhendit, kuidas oma äri teha. Aga ma saan selle juhendi lõpuks ise oma peas kokku pandud siis, kui ma kuulan enda ümber olevaid inimesi, kes kas sarnases valdkonnas või siis ükskõik mis valdkonnas juba tegelevad. Vot, ja võid järgmist slaidi panna. Ja ma arvan, et see ongi kõik praegu. Ehk siis võib-olla ma võin siin veel mõnda mõtet jagada, siis kui te alustate ettevõtlusega, siis tihtipeale on 3 niisugust peamist asja, mis ma olen nagu ise avastanud, et kui sa tahad mingit äri teha, siis lähed oma vanemate juurde või lähed sõprade juurde ja siis nad ütlevad sulle, okei, kui sa tahad ettevõtlust teha, siis on sul vaja kliente, sul on vaja algkapitali ja sul on vaja teadmisi. Mina vaidleks sellele tugevalt vastu ja pikalt ma ei hakka rääkima sellest, kas ettevõtjaks sünnitakse või õpitakse, kindlasti õpitakse, aga ainuke viis, kuidas õppida, on seda päriselt teha. Aga teine asi, kapital. Kui me räägime kapitalist, siis ma ütleks, et see on ka tegelikult hea positsioon, kus olla, kui teil ei ole võtta kusagilt mingit 5000 eurot, et alustada ettevõtlusega või teil ei ole investoreid või rikkaid vanemaid, kes teile kohe mingit raha sisse süstivad, sest et need inimesed, kellel ei ole kohe võtta mingisugust suurt algkapitalit, ettevõtet käima tõmmata, teie olete võib-olla isegi näljasemad. Ja see on see, mis meil oli. Oligi see, et me pidime väga väheste ressurssidega mõtlema välja mingisuguse lihtsa asja, millega ma saaksin oma äri käima tõmmata. Ja teatud mõttes te oletegi surutud sellisesse positsiooni, et teha vähemaga palju rohkem. Sest omast kogemusest ma võin öelda, et sellest ei ole tihtipeale nagu väga palju abi, kui eriti idee faasis sulle antakse hästi palju raha, sest seda raha on võimalik väga kiiresti ära põletada. Küll aga, kui teil on piiratud ressursid, siis ma tean, et need inimesed mõtlevad lihtsamas kontseptsioonis ja teevad vähemaga palju rohkem. Ja viimasena, mis viibki tegelikult mu esitluse algpunkti tagasi, ongi see, et sul on vaja kliente. Küll aga selleks, et sul oleks kliente, on sul vaja mingit toodet või on sul vaja mingit teenust, aga kui sa kliendile ei saa lihtsalt öelda, eks ole, et kuule, et kas sa tahad mu toodet osta, ta küsib sult, aga mida see toode teeb, ehk siis tegelikult teisisõnu, mis probleemi ta lahendab. Ja ma lõpetakski oma esitluse sellega, et iga ettevõtlus, mis iganes asju sa ei tee, algab sellest, et sa otsid üles selle probleemi ja kõige parem viis, kuidas seda probleemi üles leida, on rääkides oma klientidega. Aitäh, minu nimi on Martin, olen Upsteamiga siin. Nii, Martin, suur aitäh selle väga mõnusa ja vinge esitluse eest, väga selline kütkestav ja hea oli kuulata. Ja tegelikult vaatajatel on tekkinud päris mitmeid küsimusi ja ma küsiks siis teilt paar sisukamat, sest need oli nii palju. Võib-olla esimeseks siis küsikski sellist asja, et mis oli Upsteami luues suurim tagasilöök alguses? Kas oli hetki, kus idee maha kanda ja leida uus probleem? Meil on ausalt ajujahi ajal seal, kus me juba seal lõpufaasis olime ja kohtunikud ikka väga teravalt ründasid meid seal kohati, eks ole, siis meil tekkis endal ka niisugune eksistentsikriis, et mis me siis oleme. Kas me oleme platvorm, kas me ehitame kaubikuid, kas me oleme mingid pesuvennad või mis iganes, eks ole. Aga ma ütleks, et mul ei ole kunagi olnud niisugust asja, et ma olen nagu Upsteamile nagu selga keeranud või tundnud, et see ei ole ikka päris see, et äkki sellest ei tule midagi välja. Sest ma tean, et mul on hea tiim, eks ole, mul on hea toode, ma olen teinud väga palju eeltööd ja
lihtsalt kliendid räägivad ka juba meie eest, eks ole, et kui me hakkasime seal esimesed neid sõpru, pereliikmeid, mis iganes teenindama, eks ole, siis niisugune suur ahaa-moment käis sel hetkel, kui me pesime auto ära, klient tuli välja, juba kaugelt naeratas ja ütles, vau, siinsamas maja ees tegite ära, eks ole. See annab jällegi nagu jõudu juurde, eks ole, et sa tead, et sa teed õiget asja, olgugi, et sa oled kahjumlik, olgugi, et sul on ärimudel paigas, olgugi, et sul on nii palju probleeme ja sa pead nii palju tööd iga päev tegema, siis sa ikkagi päeva lõpuks mõtled, et ma teen head asja ja kui sa teed head asja, siis lõpuks lähevad asjad ikkagi õiges suunas. Väga hea. Võib-olla siis selline küsimus ka teile, et kas keskendute tulevikus üksnes elektriautodele ja autodele, mis tarbivad taastuvat energiat, et populariseerida taoliste autode kasutamist, vastasel juhul tekitatakse nii-öelda nagu rohepesuga tegeletakse? Nagu huvitav küsimus, ma ütlen ausalt, täna me nagu vahet ei tee selles mõttes, mis autot me peseme, kui ta on must, me peseme ta ära, eks ole, ja me teame, et tegelikult läbi selle Upsteami teenuse me juba mõjutame keskkonda positiivselt, eks ole, et juba see veekulu, kõik need ained, kõik see, aga ma ei oska öelda, mis nagu tulevikus saama hakkab, eks ole, et ma ei tea, kuna jõuab ette see päev, kus enamus autosid ongi elektriautod ja nii edasi, aga ma ütleks, et me keskendume täna nagu ikkagi enda tegevusele, et kui ma tean, et iga auto, mis saab pestud, olgu ta vana Ford Sierra või uus Tesla, eks ole, ma tean, et seal on nagu positiivne mõju keskkonnale. Väga hea. Millised on ettevõtte arenguplaanid? Kas seda tehnoloogiat saaks ka teistes tegevustes kasutada? Jälle, plaanid on muidugi suured, küll aga jah, siin viimane aasta, kus nüüd koroona oli ja kõik selline, eks ole, siis meie kasv küll natuke aeglustus, nüüd me jälle jõuame järgi, aga ambitsioon on ikkagi vähemalt Euroopas ikkagi suureks siis autopesu Boltiks nii-öelda saada, et me võtame sealt hästi palju eeskuju. Peale selle, jah, me oleme mõelnud küll laieneda ka teenuste osas. Kõigepealt me ikkagi keskendume nagu autopesu käimasaamisele sellisel kujul, nagu me tahame ja järgmised asjad, mis võivad potentsiaalselt tekkida, on ka muud autodega, autohooldusega seotud teenused. Sest tegelikult autopesu kui selline on auto omamise nagu üks element, et sa pead autopesulas käima. Teine on see, et sa pead rehve vahetama, sa pead kütust panema, õlisid vahetama, remonti tegema, ülevaatust tegema. See list on hästi pikk, eks ole. Et tõesti me näeme nagu ennast visiooni mõttes ikkagi nii-öelda platvorm, mis pakub inimestele murevabasid sõidukogemusi. Ehk siis me saame kõik need teenused kokku panna, siis selliselt ongi nagu sinul on lihtsalt vaja sõita ja Upsteam tegeleb kõigega. Et see on see ambitsioon. Ma nüüd küsin siis viimase küsimuse, et mida oleksid tahtnud teada enne, kui hakkate oma startupi looma? Mida ma oleks tahtnud teada? Ma arvan, et kui keegi oleks mulle öelnud, ma ei oleks ikka kuulanud, aga see on jälle see tagantjärgi tarku saada kiiremini liikuma. Tõsiselt, sest vaata, minul see kooli näide, eks ole, mul läks ju 2,5 midagi aastat, läks koolis aega enne, et ma üldse koguksin kokku selle julguse pihta hakata. Tegelikult ma oleks võinud selle stepi sealt kõik vahelt ära jätta, eks ole, minna kohe klientidega suhtlema, valideerida see idee ära, mida ma oma esimesel raamatumüügi suvel nägin, sest ma ju tegelikult teadsin, et see on äge asi. Lihtsalt julgust ei olnud, eks ole, et äkki ka mul ei ole kapitali, seda vaata, mis iganes, eks tegelikult lõpuks ei olnudki vaja seda kõike. Et võib-olla jah, mis ma nagu, ma ütlen ausalt, ma ei kuulaks ennast, sest ma ikkagi nagu sel hetkel nagu kartsin, aga ma arvan, et mida kiiremini liikuma saad, seda parem, sest et täna ka see äri, millega me alustasime esimesel päeval, kui me selle kaubiku prototüübi valmis ehitasime, tänase päeva äriga, see on täiesti öö ja päev. See on nagu, me lõime ise oma veebilehed, see oli täiesti algeline, see oli täiesti pilla-palla laiali, me ei oskanud autosidki pesta ja me juba pesime, juba saime käivet, kliendid maksid. Ehk siis ma ütleks, et lihtsalt kiiremini liikuda ja jooksvalt õppida. Katse-eksitusmeetond. Aga suur aitäh teile ja loodan, et võib-olla, et kui kellelgi on küsimusi, siis saab ka teiega ühendust võtta ja küsida neid küsimusi. Ja suur aitäh teile! Aitäh!